Blokeerumisvastane pidurisüsteem ehk ABS. Tõenäoliselt oled sellest kuulnud ja kui sõidad autoga või kaasaegse mootorrattaga, oled seda ilmselt ka kasutanud. Aga kuidas see tegelikult töötab? Kuidas? Blokeerumisvastased pidurid töötavad. ABS kasutab rataste kiiruseandureid, et tuvastada, kas üks või mitu ratast üritavad pidurdamisel blokeeruda. Kui ratas üritab blokeeruda, piiravad või vähendavad hüdraulilised ventiilid selle ratta pidurdusjõudu. See hoiab ära libisemise ja võimaldab sul säilitada juhitavuse. Tundub üsna lihtne. Hakkasin 3D printima ja CNC-ga lõikama erinevaid mehhanismi osi, mis suudaksid vabastada pinget trossiga töötavates pidurites. Valisin trossiga töötavad pidurid, sest ma ei tahtnud oma uuema isetehtud elektriratta hüdrauliliste piduritega jamada. Lisaks on rattal, mille peal ma seda testida tahan, kitsamad maanteerehvid, lootuses, et neil on halval pinnasel minimaalne haarduvus. Aga peagi põrkasin esimese probleemiga kokku. See on ABS mehhanism, mis vabastab piduritrossi pinget. Aga sellel konstruktsioonil on üks suur puudus. SAM-mootor ei ole piisavalt tugev. Alguses kasutasin seda SAM-mootorit, millel on 1,2 Nm pöördemomenti ja sellel uuel on 2,8 Nm pöördemomenti, aga sellest ei piisa ikka veel, et piduritrossi pinget hoida. Kui ma tõmban tagumist pidurit, see kaotab samme. Nii et ma pean kogu selle mehhanismi ümber kujundama. Seejärel kujundasin mehhanismi ümber, et anda SAM-mootorile suurem mehaaniline eelis, kasutades erineva pikkusega hoobasid. See tähendas, et mootor pidi rohkem pöörlema, kuid avaldas ka rohkem jõudu, et tasakaalustada minu käe poolt kaablile avaldatavat pinget. See tähendas ka, et reageerimisaeg oleks veidi pikem. Aga see oli mu muredest kõige väiksem, sest ma ei saanud aru, kui kohutavad on väljapidurid pärast märjal murul sõitmist. Tahtsin süsteemi tagarattal testida ja ainus viis, kuidas ma suutsin ratta lukku saada, oli ajutiselt oma raskust üles ja ettepoole nihutades, et tagaratas maast lahti tõsta, mis oli ideaalist üsna kaugel. Nii et pärast seda, kui ma olin mehhanismi umbes 4 korda reguleerinud, otsustasin sellest loobuda ja liikuda ratta juurde, millel on hüdraulilised ketaspidurid. Kui sa oled üks minu tellijatest, siis tõenäoliselt tunned selle ära kui minu isetehtud elektriratta. Enne selle video tegemist eemaldasin ma jõuülekande, kuna kõrgepingeakud segasid ABS elektroonikat. Et ratta kiirust täpselt mõõta, tegin selle 3D prinditud ketta, milles on 120 ava. Kahvli külge on kinnitatud andur, millel on infrapunakiir ja see infrapunakiir paistab läbi ketta avade. Kui ratas pöörleb ja kiir kas katkeb või taastub, annab andur välja kõrge või madala signaali. Seda saab siis kasutada ratta kiiruse arvutamiseks kuni 50 korda sekundis. Huvitaval kombel märkasin ma täpselt sama kiiruse mõõtmise tehnikat kasutatavat mootorrattal, millel oli blokeerumisvastane pidurisüsteem. Raami üles liikudes on seal must kast, mis sisaldab elektroonikat, mis juhib ABS-süsteemi. Mustas kastis sees on Teensy 3,6 plaat, mis käitab Arduino koodi ja sellel on ka SD-kaardi pesa, nii et ma saan testida andmeid salvestada, et loodetavasti süsteemi optimeerida. Kui Arduino kood tuvastab, et pidurit tuleb vabastada, saadab see impulsse SAM-mootori driverile, mis asub selles suures jahutusradiaatoris. Seejärel saadab see voolu juhtrauale paigaldatud mootorile, et see pöörleks. Piduri vabastamise mehhanism on tõesti lihtne. See on lihtsalt pikk hoob, mis on kinnitatud pidurihoova külge ja ühendatud lühikese nöörijupiga. Nöör võimaldab pidurit kasutada tavapäraselt, kuid vajadusel võimaldab mootoril pidurihooba tõmmata, tasakaalustades minu käest tulevat jõudu ja vabastades piduri. Enne kui ma seda süsteemi testin, räägime sellest, kuidas blokeerumisvastase pidurisüsteemi aktiveerimine tegelikult toimida võiks. Sul on sõiduk, mis liigub ühtlase kiirusega ja ratta pöörlemiskiirus on selline, et rehvi kõige välimine osa liigub tahapoole sama kiiresti, kui tee liigub auto suhtes. Kui pidurit rakendatakse ja rehvi ning tee vaheline hõõrdumine on liiga väike, hakkavad rattad libisema. Aga kuidas ABS elektroonika seda tegelikult tuvastab ja teab, et ratas kindlasti libiseb? Tegelikult on sellele üsna keeruline vastata, nii et liigume selle poole esmalt mõne loogilise lähenemise abil. Esialgne tähelepanek oleks öelda, et ratas libiseb siis, kui ratta kiirus on 0, ehk kui ratas lõpetab pöörlemise. Ja kuna mul on jalgratta esirattal kiirusandur, siis saan elektroonika nii programmeerida, et pidur vabastatakse, kui kiirus langeb 0.
Nüüd programmeerin ma selle tegelikult nii, et pidur vabastatakse siis, kui kiirus on alla 0,5 meetri sekundis. See on veidi üle 1 miili tunnis. Ja selle põhjuseks on see, et mõnikord võib andur näidata 0,0001 meetrit sekundis ja süsteem ei vabasta pidurit. Nii et pidur vabastatakse siis, kui kiirus on alla 0,5 meetri sekundis. Proovime seda järele. Okei, need testid olid üsna edukad. See tõestab, et mehhanism suudab võtta minu käe tekitatud pidurisurve maha ja panna ratta uuesti pöörlema. Ainus probleem oli see, et see oli väga aeglane. Aeg, mis kulus sellest hetkest, kui ratas täielikult blokeerus, kuni sammootor hakkas pidurihooba tagasi tõmbama, oli umbes 0,22 sekundit. Ja kogu aeg, mil ratas oli blokeeritud, oli 0,45 sekundit. Nii et ratas libises peaaegu pool sekundit. Mis puudutab mehaanilist reageerimisaega ehk aega, mis kulub mootoril pöörlemiseks ja hoova minu käest eemale tõmbamiseks, siis seda on väga raske parandada ilma eelarvet veelgi suurendamata. Ma olen selle projekti jaoks juba 2 erinevat sammootorit ostnud ja järgmise suurema pöördemomendiga mootori ostmine läheks palju kallimaks, kui ma selle projekti jaoks kulutada tahan. Seega, mida ma proovin teha, on keskenduda rohkem elektroonilisele reageerimisajale. Sammootori kulub umbes veerand sekundit, et reageerida ja pidur täielikult vabastada. Nii et kui me suudame seda elektroonilist viivitusaega vähendada, siis peaksime loodetavasti saama üsna hea blokeerumisvastase pidurisüsteemi. Kuidas me saame tuvastada, et ratas hakkab libisema enne, kui see tegelikult juhtub? Vaatame siis andmesalvestust. See graafik näitab ratta kiirust aja jooksul ja me näeme, et ratta blokeerumisel toimub suur kiiruse langus. Kui kiirus on alla 0,5 meetri sekundis, vabastab pidur. Seejärel kiirus tõuseb, et ühtida rattakiirusega ja pidur rakendub uuesti, kui kiirus on suurem kui 0,5 meetrit sekundis. Seega, et parandada reageerimisaega, peame piduri vabastamise käivitama täpselt selles punktis graafikul. Vaatame, kas ratta aeglustuse graafikule kandmine annab meile parema vihje. See kiirenduse graafik näitab 3 selget madal- ja kõrgpunkti, mis näitavad, millal ratas kas aeglustub libisemiseni või kiireneb, et jõuda rattakiirusega samale tasemele. Kuidas oleks, kui seame aeglustuspiiri, mis käivitab piduri vabastamise? Näiteks, kui ratas aeglustub kiiremini kui -10 meetrit sekundis ruudus, vabastab pidur ennast. Seekord kulus sammootori liikumise alustamiseks 0,11 sekundit, mis tähendab, et oleme elektroonilise reageerimisaja poole võrra lühemaks teinud. Aga oli üks väike probleem. See vabastas piduri täielikult ainult 1 korra. Olgu, seekord vabastas see piduri 2 korda, aga ikkagi ei vabastanud viimase libisemise ajal. Võib-olla 3. kord toob õnne. Nii, ma olen andmed ja aeglubiskaadrid analüüsinud ning olen aru saanud, et aeglustus on lihtsalt tippväärtus või põhjaväärtus, kuna see on negatiivne. Aga põhimõtteliselt tähendab see seda, et pidur vabastatakse ainult ajutiselt. See ei hoia pidurit lahti, kuni ratta kiirus uuesti suureneb. Nii et niipea, kui see tuvastab, et aeglustus läheb väga madalaks, vabastab ta piduri ja paneb selle kohe uuesti peale ning see ei anna rattale piisavalt aega, et enne piduri uuesti rakendamist kiirust taastada. Seda saaks parandada, lisades väikese viivituse piduri lahtihoidmise ajale. Näiteks võiks pidur olla lahti veerand sekundit, nii et pidur vabastatakse, siis oodatakse, kuni ratas saab uuesti hoo sisse ja seejärel rakendatakse pidur uuesti. Aga probleem on selles, et mõningates tingimustes võib pidur lihtsalt veerand sekundiks ilma põhjuseta deaktiveeruda ja see võib seetõttu pikendada ratta pidurdusteekonda. Nii et praeguseks mõtled sa ilmselt ümber, kui lihtsad ABS-süsteemid tegelikult on ja enne selle video jaoks uurimist arvasin ma ise täpselt sama. Oma uurimistöö käigus leidsin palju erinevaid lahendusi, kuidas tuvastada, millal ratas hakkab libisema enne, kui see tegelikult juhtub.
kuid enamik neist taandub ühele muutujale, mida nimetatakse libisemissuhteks. Libisemissuhe on rattakiiruse ja auto ettepoole liikumise kiiruse suhe. Kui ratas ei libise ja tal on täielik haardumine teepinnaga, siis on libisemissuhe 0. Kui rattakiirus on 0 ehk ratas on täielikult blokeeritud ja libiseb mööda teed, siis on libisemissuhe 1. Nüüd sõltub ideaalne libisemissuhe paljudest erinevatest teguritest. Ja kui sa otsid Google'ist libisemissuhe, siis näed tõenäoliselt graafikut, mis näeb välja umbes selline. See graafik tähendab seda, et libisemissuhel võib olla väike vahemik, kus ratas võib tegelikult pöörduda veidi aeglasemalt kui sõiduki liikumiskiirus. Aga kui see läheb sellest vahemikust välja, kus rattakiirus on palju aeglasem kui sõiduki liikumiskiirus, siis peab ratas peatuma ja hakkab seetõttu libisema. Nii et see tundub üsna lihtne. Kui ratas pöörleb aeglasemalt, kui jalgratas liigub edasi, siis pean lihtsalt pidurirõhku vähendama ja peaksin suutma kontrolli säilitada. Aga kahjuks pole see nii lihtne, sest ma ei saa lihtsalt mõõta jalgratta edasiliikumise kiirust, kui ratas libiseb. Autoga on sul 4 ratast, nii et kui üks ratas libiseb, on sul veel 3 ratast, mille abil saad auto edasiliikumise kiirust mõõta. Saad neid 3 ratast võrrelda libiseva rattaga ja lasta selle ratta pidur lahti. Aga rattaga on nii, et kuna esiratas on kõige olulisem ratas, mis ei tohi libiseda, on sul ainult tagumine ratas võrdluseks. Ja kui see tagumine ratas tõused maast lahti või blokeerub, siis pole sul enam mingit muud viidet, mille abil tuvastada või mõõta, kui kiiresti rattas edasi liigub. Nii et siin on minu plaan. Kasti sisse, kuhu ma elektroonika paigaldasin, panin ma ka kiirendusmõõturi. Seda kasutatakse jalgratta aeglustumise mõõtmiseks. Nüüd, kui ma vajutan esipidurit, tekib aeglustus, mis käivitab ABS-i aktiveerimisrežiimi. See salvestab ratta algkiiruse enne libisemise algust ja käivitab ka taimeri. Kuna me saame kiirust arvutada, korrutades kiirenduse ajaga, saame võtta algkiiruse ja lahutada sellest mõõdetud aja ja kiirenduse korrutise. Nii, saame põhimõtteliselt hinnata ratta edasiliikumise kiirust sellest esialgsest ABS-i aktiveerimise punktist alates. See on kõik teooria. Aga kuna mul on kiirendusmõõtur rattale algusest peale paigaldatud, olen ma tegelikult seda teooriat rakendanud ka eelmiste testide andmelogidele. Ja see tundub üsna paljutootav. Nii et ma kavatsen selle seadistada nii, et pidur vabastatakse siis, kui ratta kiirus on väiksem kui jalgratta hinnanguline kiirus, sest siis peab ta libisema. Nii et ma kavatsen kirjutada koodi, et see rattale programmeerida ja siis saame seda testida. See tundus mulle üsna hea. Teeme veel mõned testid, et kontrollida töökindlust. Ma ei suuda seda rohkem teha. Olgu, see oli siis 3 järjestikust edukat testi, kõik olid kontrolli all. Vaatame andmeid ja aegluubis salvestust. 3 libisemissuhtel põhineva piduri vabastusega tehtud testist oli keskmine aeg ratta seiskumisest mootori liikumiseni 0,083 sekundit ning täielikust ratta lukustumisest avastamiseni 0,311 sekundit. See tähendab, et see kiirendusmõõturil põhinev libisemissuhte juhtimissüsteem on umbes 30% kiirem kui nullkiirusel põhinev süsteem. Arvestades, et sellest ajast kulub 0,24 sekundit mootori pöörlemiseks, oli elektroonika tegelik reageerimisaeg 3 korda kiirem. Ma saan aru, et sellest ei piisa veel ratta lukustumise täielikuks vältimiseks, kuid saadud andmete põhjal peaks kogu süsteem tuvastama olukorra ja vabastama piduri enne ratta peatumist 0,08 sekundi jooksul. Muidugi, suurema eelarve ja osavamate elektroonikainseneridega oleks see võib-olla võimalik, kuid nende testide puhul oli 1/3 sekundi pikkune libisemine püstises asendis juhitavuse mõttes täiesti teostatav. Nüüd võite mõelda, aga kuidas on lood erinevate teeoludega?
Noh, lumi ei tule niipea tagasi, nii et otsustasin proovida mõnda erinevat teeolukorda, millega võib igapäevasel sõidul kokku puutuda. Aga see pani mind küsima, kas jalgrattal on tõesti vaja blokeerumisvastast pidurisüsteemi? Tegelikult ei mäleta ma, millal ma viimati ainult pidurdamise tõttu rattaga kukkusin. Loomulikult jättes selle video testid arvestamata. Ma arvan, et see on oluline mõttekoht, sest jalgratta blokeerumisvastane pidurisüsteem ei taga esirattale haardumist. Näiteks, kui sa läbid kurvi liiga kiiresti ja pead liiga palju kallutama ebatasasel pinnal, võib esiratas ikkagi haardumise kaotada ning ABS ei aita sind kuidagi. Ma arvan, et ABS mootorrattal on hoopis teine teema, sest mootorrattad liiguvad palju kiiremini ja neil tuleb ka tõenäolisemalt teha hädapidurdusi. Samuti on mootorratta blokeerumisvastase pidurisüsteemi maksumus palju väiksem protsent kogu sõiduki hinnast võrreldes selle paigaldamisega jalgrattale. Ka see tuleb kahtluse alla seada, kui tahad väita, et blokeerumisvastane pidurisüsteem on hea kogenematutele jalgratturitele. Sest tõenäoliselt ei ole palju kogenematuid jalgratturid, kes oleksid valmis investeerima nii palju raha, et saada blokeerumisvastane pidurisüsteem. Bosch tuli välja blokeerumisvastase pidurisüsteemiga mõnedele oma elektriratastele aastal 2018 ja nad integreerisid isegi ülelenksu vastase süsteemi, kus põhimõtteliselt niipea kui tagaratas tõuseb maast lahti, vabastab süsteem piduri, et takistada sul ülelenksu lendamist. Huvitaval kombel saan ma sellega oma rattale paigaldada, sest kiirendusmõõtja seadmel on ka mõned güroskoobid sees. Lugesin ülevaadet Boschi elektriratasüsteemist lehel e-e-bike.mtv.com ja seal öeldi, et Boschi ABS elektriratas on ideaalne lahendus rendi elektriratastele, ehk siis turistidele. Ja ma arvan, et see on väga hea tähelepanek, sest ma ei usu, et on palju inimesi, kes on kogenematud ratturid ja on valmis kulutama nii palju raha, et osta ratas, millel on ABS-seade. Aga turistide jaoks, kes võivad olla rattasõidus kogenematud, arvan ma, et see on ideaalne. Nii et ma arvan, et sellega see video lõpebki. See on võtnud umbes 4 nädalat uurimist ja disainimist. Selle projekti tegemist ja testimist. Enamik ajas kulus tõrkeotsingule. Kõik probleemid mootoriga, millel polnud piisavalt pöördemomenti ja ka vead programmikoodis. See ajas mind vahepeal veidi hulluks, aga kokkuvõttes oli see päris nauditav. Kui sulle see video meeldis, oleks tore, kui sa annaksid pöidla üles. Kui oled minu kanalil uus ja tahad näha sarnaseid videoid, muidugi erinevatel teemadel, aga ikkagi inseneriteemalisi videoid, siis palun vajuta allpool tellimisnuppu. Ma pean ütlema suur aitäh kõigile oma toetajatele, kes on mind selle 4-nädalase tööperioodi jooksul toetanud. Ma laadisin projekti käigus üles erinevaid uuendusvideoid. Ja küsimused, mis teil Patreoni kaudu tekkisid, aitasid mul tõesti õiges suunas liikuda, et teada saada, mida inimesed teada tahtsid teemade osas. Ja te andsite ka häid soovitusi, kuidas mind õigel rajal hoida, sest ma eksisin vahepeal infomeres ära. Jah, aitäh teile vaatamast ja kohtume järgmises videos. Hera Ege!